On väga hea, et Haapsalus pannakse 8. klassis tüdrukud Haapsalu salli kuduma, sest kui sa terve õppeaasta punnitad seda ühte salli kududa ja kui sa siis võib-olla mitte kunagi enam oma elus ei võta vardaid kätte, aga sul on vaja kingitust ja sa lähed Haapsalu Pitsi keskusesse, siis sa ei küsi, miks see maksab 150 või natukene rohkem eurot. See töö ei ole seda väärt. Et tavaliselt kulub umbes 2 kuud ühe salli kudumiseks. Ja ma kunagi mõtlesin ka, et see on pöörane mõte, kui ma arvasin, et see on hästi lihtne. Aga ma ei teadnud, kui palju asju ühe mustri reases üldse on. Ja et neid peab mitu tükki tegema, nagu ma ei arvestanud sellega. Isegi ükskord arvestasin niimoodi, et salli kudujatadel on tunni hind kuskil 1 euro ümber. Jah, umbes 1 euro tund on salli kuduja hind, kusjuures ta peab oskama. No pole midagi, me teeme, nokitseme edasi ja meeldiv tegevus. Tegelikult on tore ju hea tunne ka, kui see sall siin kuskile rändab. Need on rännanud väga kaua. Kudujal on hea tunne, kui ta teab, et see on kuskil Jaapanis või see on kuskil Kanadas või Austraalias või no neid on tõesti üle terve maailma. Ma niisugust kohta ei ole Arktikasse, Antarktikasse ei ole vist saanud. Ikkagi uhke tunne on. Ja see on hea tunne. Mulle nagu hullult imponeerib see, et see on hästi pika traditsiooniga, hästi kindlate reeglitega. Et see on nagu midagi, mida edasi kanda vaata. See ajalugu on lihtsalt nii pikk. Aga ütleme nii, et Haapsalu sallid on sõltuvust tekitavad. Ja Haapsalu Pitsi kudumine on sõltuvust tekitav. Sa kas armastad seda või vihkad seda, ma olen aru saanud, et nagu vahepeal seda jälti vist ei ole. Ma samamoodi päeval mõtlen, et saaks juba kiiremini see tööpäev läbi, saaks koju, diivani peale istuma, vardad kätte võtta ja puust vardad. Need on kuidagi nii soojad ja sellised mõnusad. See on nii kihvt tunne. Ma räägin, see ongi nagu präänik, et ma õhtul ootan, saaks kuduma hakata. See on nagu laulusalm ütleb refrääniks mu elus. Minu meelest on see nagu äge seda asja edasi kanda. See ei tohiks nagu välja surra, see ei tohiks ära kaduda. See on selle jaoks nagu liiga kaua. Ma alguses mõtlesin, et miks seda Haapsalu salli on nagu vaja teha. Aga siis ma sain aru, et see on nagu tegelikult päris äge traditsioon. Ja ma olen õnnelik, et me teeme seda ja jätkame seda sellepärast, et see traditsioon tundub nagu sükene tähtis. No esiteks ma tunnen, et see on kindlates kätes, sellepärast, et see on kogukonna käes, mitte ühe inimese käes. Et just see, et nagu inimesed koovad nii kodudes, kui on koht, kus kokku tulla ja kududa. Inimesed koovad väljaspool Eestit. Nagu see on mulle väga oluline, et mõelda sellest sallist. Nagu me tihtipeale mõtleme pärimuse oskustest, et nad on nagu väga-väga ühe kohaga seotud. Aga tegelikult vähemalt Haapsalu sallid on algusest peale olnud osa suuremast süsteemist. Ja minu meelest Haapsalu Pitsil praegusel tänapäeval läheb väga hästi. Mina ei ole kindel sellepärast, et Eesti riik teeb kõik, et käsitöötunnid ära kaotada. Nii on, jah. Sügisest kaob meil ära, eks ole? Ja. No tasuliselt saab, kui tahad, aga see läheb, on ju. Ma arvan, et selle võrra rohkem on meie selline kogukondlik selts väärtuslik. Ma arvan, et see on väga oluline ka just see mõtestamise töö. Võib-olla see pole ajalooliselt nii oluline olnud, aga praegu nagu mõelda just sellest, et mida see pitsi kudumine tähendab. See on ka nagu mõnes mõttes selle hoidmine. Ma usun küll, et Haapsalu salli kudumine, pitsilised mustrid on väga kindlates kätes. Ja see on nii äge, mismoodi iga kord see ei käigi nagu selles mõttes õiges järjekorras, et ema õpetab tütrele, vaid hoopis on see lugu, et tütar läheb 8. klassi, hakkab salli kuduma ja ema vaatab, oi, mis see lapsekene teeb seal kodus ja tahab ka teha ja võtab ka vardad ja lõnga ja hakkab salli kuduma, et see on selline vahva asi. Korra laius ma sain ikka kätte sealt vahet silmade. Kus läheb Silvia? See on 7 vist. Kes kohvi tahab? Mina juba saan. Ära ütle mulle teise. Sain ka. Ma olen väga külge.